Tere! Mina olen Maitu Tunn ja tänast Sellukooli tunnis ma näitan teile, kuidas kasvas mahla kätte saada. Oksud üles, keegi peab viga saama. Võta oma seisukoht, ära otsi tooli. Tere tulemas mu fucking elukooli. Kevad on ilus aeg. Päike paistab kõrgelt, linnud laulavad ja tuludeklaratsioon jõuab su kontole. Ning iga endast lugupidav autopede teeb oma autole õlivahetuse. Ja sama teevad ka kased. Aga nad ei tee endale õlivahetust, vaid nad vahetavad mahla. Ja seda ei tee nemad, seda teen mina. Ja ma ei vaheta seda, ma võtan välja. See oli väga halb võrdlus. Aga ma näitan teile, kuidas mahla kätte saada nendest. Nii, ja mahla kogumiseks läheb meil kõigepealt vaja Makita akutrelli. Võib olla ka odav demo alternatiiv, kui sa oled rott. Ja puuri, millega auku puurida, elementaarne. Siis meil on vaja voolikut, millega mahl välja imeda. Anumat, kuhu mahl panna. Ning pussnuga, kui keegi tuleb metsas hüppama. Ja ka kamojope on soovituslik, et kask ei näeks teid tulemas, sest kui kask näeb teid tulemas, siis see võib tal mahla kinni ehmatada. Ja kasepakk see ei puutu kuidagi videosse. Aga see on sile. Parim aeg ja ainuke aeg kasemahla kogumiseks on vara kevad, ehk siis märtsi lõpp ja aprilli algus, ehk siis kui kased on märjad ja tilguvad. Ja keskmine ööpäevane õhutemperatuur võiks siis jääda seal umbes täpselt keskmiselt siuke 6-7 kraadi. Alati metsas liikudes pange oma saapad spordirežiimile, et teil oleks parem maastiku läbivus. Ja vaadake ette, et mõne maduussi peale ei astu, sest me kõik teame, et kevadel uussid nussivad ringi metsas. Ja puugid ka. Aga kuidas ära tunda head kaske, millest mahla võtta? See on hea küsimus ja et küsisite. Ja kase tunneb ära selle järgi, et on umbes 20 sentimeetrise läbimõõduga ja te kõik teate, milline kask välja näeb, umbes nagu minu jope siin. Näete, see siin on kask. Selline näeb ta välja, kirju nagu zebra. Ja hea kask on väljaspool saastunud piirkonda, ehk siis sa ei taha, et su kasel oleks uluki kahjustusi või et karu käiks sinna oma perset sügamas või koerad ja ajateenijad käiksid sinna peale kusemas. Seda sa ei taha. Ja see siin ei ole kask. See on haab. Vist. Ja sellest mahla ei saa. Otsime kaske. Aga kuna mina olen rohkem hipi ja puude kallistaja, siis ma ei taha elavale puule liiga teha ja tast mahla välja võtta. Ja sellepärast ma otsustasingi kasel piinad lõpetada ja ta maha võtta, sest siit tuleb ka veel mitu aastat head mahla. Nii ja auk puurida siis umbes meetri või pooleteise kõrgusele ja kuni 2-3 sentimeetrit sisse siis, tüve sisse ja ka natuke pool viltu ülespoole, et maal oleks lihtsam välja voolata. Aine. Ja trail pange puurimise funktsiooni peale. Ja kui auk on sees, siis sisestate toru. Ja kui näete, et kasel hakkab kohe mahla tilkuma nagu Bemmil õliklapikambrigaani tihendi vahel, siis teate, et olete teinud õige sügavusega augupuusse. Ja see on hea märk. No auto puhul see ei ole hea märk. Aga Bemmi puhul ka mitte midagi erilist.
ja kasemahla soovitan koguda paar päeva, sest liigne mahla võtmine võib kahjustada puud. Ja kui te olete mahla ära võtnud, siis pange kindlasti puupunn sinna ette, ehk siis ei pääseks ligi kahjurid ja haigused nagu kasekripp ja tammeaits. Ja siis sellega võtakski video kokku. Kui teil video meeldis, siis like, share või masturbeeri ja vaadake meid ka järgmises osas, kui ma näitan teile, kuidas jääkaruga kakelda. Mina tänan. Молчи.